5 aastat tagasi asutasid 2 noormeest Oliver Sebastian Lamp ja Joosep Kaljula keskkooli kõrvalt e-poe, mille eesmärk oli vähendada toidujäätmete hulka, müües parimenne kaupa veidi soodsamalt kui jaekettides. Tänaseks on nende äri kasvanud nii suureks, et laopinnast tuleb puudu ja tellitud kaup jõutakse vaevu ära komplekteerida. See üks faktor on inimeste rahakoti seisud, aga siis teine on ka selle parim enne ja kõlblik kuni vahe teadvustamine inimestele, et see hakkab ka aina rohkem inimeste teadvusesse jõudma. Tootjad ja turustajad peavad ka kohanema turuolukordadega, mis on paratamatult siin langenud viimastel aastatel, ehk siis seda ületootmist on väga palju olnud ja nende ületoodetud toodete kuupäev hakkab nüüd alles kätte ja siis jõudma, mis siis meieni jõuavad. Suur huvi on võimaldanud tänaseks avada 5 poodi ning laieneda isegi Läti turule. Viimase 2 aastaga on ettevõtte käive suurenenud 80% aastas, sest aina rohkem soovivad inimesed kaupa, mis on soodsam, kuid samal ajal teeb ka teene keskkonnale. Hetkel meie enim müüdud toode ongi 9-sendine kiirnuudel. Et inimesed tellivad seda, tavaline jaeklient tellib seda isegi 1000 kaupa. Et tõesti uskumatu. See on iga toote puhul see tõesti seinast seina, aga kiirnuudli näite puhul meilt saad 9 sendiga poest, võib-olla kõige odavama saad soodukaga 39 sendiga, aga reeglina nad jäävad siin eurokanti ikkagi. Aga teised tooted, ma ütleks, et keskmine vahe võib sinna circa 50% juurde jääda. Sumena fookus on parim enne toodetel. Samal ajal on aga suurtung toidujagamiskappidele, kuhu jõuavad kõlblik kuni tooted ehk toidukaubad, mida kuupäeva kukkudes enam müüa ei tohi. Näiteks Food Loop pakub Tallinnas 3 erinevat toidujagamiskappi Kesklinnas, Mustamäel ja Lasnamäel ja selle eestvedaja Tarmo Selliste ütleb, et tegelikult tänapäeval seisavad inimesed juba õhtuti siin kapi juures järjekorras, et saada ikkagi parim kraam endale. See ootamine käibki selle asja juurde tegelikult, et siin, kui vaadata seda kapi ümbrust, siis tavaliselt on see järjekord siin kuhugi poe lõpuni, eks ole, ja keskturul on sama asi ja inimesed teavad, mis kell toit tuleb ja isegi praegu tegelikult on juba siin pool tund aega inimesed varem juba kohal ja ootavad 10-15 inimest ikka. Ja suvel loomulikult on need rohkem. Tartus seisis eelmise aasta lõpus lausa terve Raekoja platsi jagu rahvast tunde toidu järjekorras. Kuidas saak on? Sellest mõned banaanid saab teha homme lastele pannkooke ja siis on ühe tordikese ka, et selles mõttes, et see on hea võimalus selles mõttes, et kui pole alati võimalik ise poest kõike paremat osta, siis see on nii teretulnud, et Tartus on selline ettevõtmine, et saab tasuta toitu ja saab pere ikkagi toidetud. Pidite vist ootama pool tundi või? Jaa, ikka pool tundi ja päris külm oli juba. Ja saite, mida soovisite, et mille üle eriti hea meel on? Ma ei ole üldse lihasõber, aga ma midagi sain siin. Sea küljepraad, ala mingi siuke. Päris hea on see muidu. Tallinnas toimivad Food Loopi kapid küll 10-eurose kuutasu põhimõttel, kuid selliste sõnul on ta saanud palju tagasisidet peredelt, kelle jaoks on see suur päästerõngas. Ma olen ise saanud väga palju personaalset tagasisidet just inimeste käest, kes kirjutavad, et neil on peres lapsed ja mõlemad täiskasvanud on jäänud töötuks ja nad on juba kuid tegelikult meie kappe kasutanud ja siis nad lõpuks on kirjutanud mingi hetk, et tänu meile siis nad üldse saavadki normaalselt toime tulla. Paljude jaoks kaasneb toidu päästmisega endiselt stigma. Seda varianti ei julgeta kasutada, sest mis siis, kui naabrimees näeb. Selliste sõnab, et tegelikult ei kasuta toidukappe sugugi mitte ainult abivajajad. Isegi kui sa käid siin kapis 3 korda kuus ja sa saad ühel päeval torti, teisel päeval liha ja 3. päeval mingid pirukad, siis kui sa majanduslikult hakkad arvestama, siis sa oled juba tasa, et tegelikult neid kliente on nii erinevad. Jaekettide statistikast on täpselt samamoodi näha, et inimesed otsivad järjest rohkem selliste kollaste sildikestega tooteid, kus on siis vähemalt -30% allahindlus, see tähendab seda, et kuupäev kukub sellel samal päeval. Ja mida on ka näha on see, et paljudes poodides tegelikult saab sellelt allahindluselt veel omakorda mingi protsendi, kui tööpäev hakkab läbi saama, ehk siis inimesed kogunevad eraldi kuskil 8 poodi, et saada see ostukord võimalikult soodsalt. Meie müügistatistika eelmise aasta kohta ütleb, et sooduskleebisega toodete müük on tõusnud 13% mahuliselt lausa. Kes on õhtul hilja poodi sattunud, teab, et siis naljalt enam kollase sildiga tooteid ei leia, sest liiga kauaks need letile istuma ei jää. Suurim tõenäosus ikkagi pihta saada on ikkagi tipptunnil ka, et 5 ja 6 ajal, et seda kleebistamistööd tehakse päeva jooksul kauplustes
täiesti varajastest tundidest kuni siis erandkordades tehakse ka juba eelmisel õhtul järgmise päeva kuupäeva toodete osas. Kuigi osaliselt soovivad inimesed ka aina rohkem maailma päästa, usub Niitaru, et tegelikult on kleepsujahi taga ikkagi inimeste keeruline majanduslik olukord. Oma töö on inflatsioon teinud ja ikkagi see rahaline olukord, et pigem ma usun seda, et osaliselt kindlasti see teadlikkuse kasv ka, aga suurem mõju on kindlasti sellel hinnatõusul.